mul nii armas oleks ta, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään su truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siia ette võtad sa, mu kallis isamaa. Tere hommikust ja head Eesti Vabariigi aastapäeva teile kõigile. Mõni minut tagasi tõusis päike ja sellega saame alustada tähistamist 103 aasta tagusest päevast, kui Eestis sai esmakordselt vaba riik. Nagu me teame, ei kestnud see vabadusaeg kaua, kuid siiski tänavusel aastal saame tähistada 30 aastat taasiseseisvumisest. Paradoksaalsel kombel ei ole Eesti riik ja maailm olnud nii vaba kunagi ja samal ajal niivõrd suletud, kui meil täna see on. Aga maailmas on olnud pandeemiaid varemgi ja me oleme nad seljatanud ja usun, et targalt tegutsedes seljatame ka praeguse olukorra üsna pea. Ma jälgisin eile läbi veebi Taavi Vseviovi mõtisklust Eesti Vabariigi aastapäeva puhul Tartu Ülikooli Viljandi kultuurikolledžis ja sealt sissejuhatusest jäi kõlama üks mõte, et just praegu on meie aeg, meie vastutus, meie roll kanda teatepulka väärikalt ja rõõmsalt ning anda edasise uhkusega järgmisele põlvkonnale. Püsige terved, elagu Keila, elagu Eesti. Aitäh! Tere hommikust, head inimesed! Soovin teile palju õnne ja tervist meie ühisel sünnipäeval. Hea on teilt ja rõõm näha täna hommikul ja siin koos teiega olla, ehkki vastavalt praegusele ajale peame hoidma distantsi. Jah, on keeruline aeg, kuid ma olen kindel, et saame sellest üle üheskoos. Üheskoos, nagu on eestlane saanud üle paljudest muredest ja probleemidest oma pika ajaloo jooksul. Eesti riik sai alguse 103 aastat tagasi ja ka see periood pole sugugi olnud kerge, on täis valu lisaks rõõmudele ja sellest ju vaid pelgalt pool ajast oleme saanud olla tegelikult iseseisvad. Aga me oleme tulnud toime, nagu kunagi Jakob Hurt ütles, oleme rahvaarvult väikesed, vaimult suured. Ja küllap saame hakkama ka edaspidi, Eesti riik on praegu tugev, aga tema hoidmine ja veelgi tugevamaks tegemine, ehk siis see hoidmine on kõige olulisem meie ühistes kätes. Selline mõtteviis, et meist midagi ei sõltu
on väikesele riigile lausa ohtlik. Väikeses riigis on iga inimene eriline. Meie kõigi võimalus ja ka lausa kohustus on siin midagi ära teha ja olla juures Eesti riigi arendamisel. Soovin teile kõigile selleks jõudu ja tahtmist, et Eesti riik oleks tugev, et meil oleks siin kõigil hea elada, et me tunneksime ennast hästi ja saaksime ikka mõelda ja ka välja öelda, sellist riiki me tahamegi. Kõike head teile, elagu Eesti riik ja elagu Eesti rahvas. Lühikesel üritusel meil siin osalesite. Järgnevalt me paneme Pärja vabadussõja ausamba ette ehk siis Keila algkooli ette. Kellel on soovi, tulge ühinege meiega ja soovin kõigile ilusat päeva. Aitäh! Head pidupäeva kõigile! Tere! Head vabariigi aastat!